Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tervist. On meil laupäeva õhtu, kell on 18.51 ja võtame rottur see Rootsi lumeralli, talveralli laupäevase võistluspäeva. Teeme seda niimoodi, et linnaratse veel sõitmata, et natuke hoiame näppe ristis, et mitte midagi hullu juhtuks. Natuke hoiame siin silma peale, et kui midagi hullu juhtub, siis saame kohe Roland Poomiga aktiivselt need jutud ära teha, et mis toimus. Tere Roland, sa oled siis see mees, kes iga ilmaga olgu lapsed, naised kaasas igal juhul jõuavad Tallinnasse kohale, et range Lääne-Viru mees. Kurat, ma ei tea, mitu aastat ma seda teinud olen ja ma pean alati kõik saated ära tegema. Ja siin ma nüüd olen, pere on kaasas, pere on stuudio ukse taga ja täna on Eigo võtnud mind väga romantilise valgustusega vastu siin tume ämar ja üks suur Delfi logo kumab seina taga, nii et selline tore vastuvõtt. Ja, et kui vaata sina, et selline kande Lääne-Viru mees, keda mitte miski ei murra, siis Delfis on sellised õrnukesed ikka, et rõiavad see Rasparuus, eks ole, murdis 2 kõvast jala, eks ole, pidi tema Rootsi minema, võtta näpus selle asemel, tuulab meid Tartus jalga kuskil diivani peal püsti. Ja teine mees, keda muidu justkui mõtled ka, et mitte miski ei võta, aga võta näpust, et Rootsi ralli needus jõudis paistab ka Jaan Martinsonile, kes hetkel saan aru, ei ole mitte ootamas -14 kraadi käes Ott Tänakut, vaid selle asemel lebotab hotellitoas. Kuidas siis nii, Jaan, mis juhtus? No, enne kui ma endast räägin, siis Rolandil palun pangaarve valmis panna, sest ta ütles ühe ebaväärika sõla ja nagu praegu reeglid ütlevad, et kui sa ütled kas kurat või näed, ma ütlesin ka pagan küll. Ei, aga mind võib vabandada, aga F-täega sõna või midagi muud, siis rallimehed peavad maksma 30 000 eurot esimese sõna eest, 60 000 eurot teise sõna eest, 90 000 eurot kolmanda sõna eest ja siis aga reeglid on sellised. Nii et Roland, vaata pangaarve üle ja tead, kuhu sa tead, me räägime Jaan sinul eestlastest, eks ole, täna, ja tead, kuhu see viinud on. Tänane päev läks tegelikult nii, et Ott Tänakul umbes päeva teisest katsest alates miski letkib ja ega ta ei ole mitte midagi öelnud, ta ei ole vandunud, vaid selle asemel on öelnud rahulikult, kõik on okei, everything is fine, kõik on hästi. Kuule, teil on seal sellised rallispetsid koos, nagu ma ei tea, MTV3-st ja sina, Jaan, ja loomulikult Dirtfishi härrad ja Ilda Sanomad ja kust iganes veel. Olete te aru saanud ka, et mis selle Hyundai i20 niimoodi lahti on, et see tegelikult täna võidusõita esikohale ei lase? No ei, eks me kuulame ju Tänakut. Et seal ei ole midagi lahti, kõik on okei. Et see vedelik, mis sinna esiklaasidel tilgub, see on ilmselt lumi ja kõik muu säärane, et tegelikult ega ei tea ja vot siin Roland võikski nüüd öelda, et räägivad, et kütussepumba tihendist. Ja et on vist jahutusvedelik kütuspump, et seal miski justkui lekib, et on sul, Roland, ja sa oled hea selline teooriamees alati, et on sul head teooriat, mis olla või? Ma ise olen loodud, et ma olen ikkagi rohkem see praktik, mitte teoreetik, aga pigem ma tahaks välistada selle jahutusvedeliku ja mingi õlilaadne asi see peaks olema. Nüüd, kas ta on mootoriõli või ta on ikkagi... Mis see teine variant on, kütus või? Kütuse tihendi mingi teema. Et pigem tahaks öelda, et ta ikkagi on õlilaadne asi, et visuaalselt vähemalt nii palju kui üldse näha midagi oli siis, ja mingi loogika, et mis seal olla võiks siis pigem õli, et ma ei kujuta ette. Eks seal kütusevoolikuid jookseb neid palju, aga ma ei ole ausalt isegi varem kuulnud, et kütust klaasi peale pritsiks kuskilt tihendi vahelt. Õli, seda on juhtunud. Aga mis sealt tuleb, et sulle ütleme nii, et Tänak kaotab seal sellise
mingi aja X, eks ole, et ta on aedlane, mitte üliaedlane, et raotab selline katsetel 5 sekundit. Et on aedlasem, kas see tuleb lihtsalt sellepärast, et see klaas on natuke räpane ja või seal on ikkagi masiniligu, et see kaotus on selline nagu väike. Et ta ei ole nagu suur kaotus, aga seda kaotust on. Et mis seda selgitab? On see lihtsalt see visuaalne asi või seal on masin sõidab, ma ei tea, 0,04% aedlasemalt. Ma hindaks küll, et see on tegelikult ikkagi see visuaalne probleem, sest mootori jõududa igal juhul maha ei võta, sest see on nagu marginaalne kogus, siis oletame, kas õli või kütust või mida iganes ta lõpuks on. See on nii marginaalne kogus, midagi see autole ei tee, saab edasi sõita, kallad oma mõned milliliitrid sinna tagasi, on korras. Aga visuaalis sellisel rallil nagu Rootsi ralli, kus teed niikuinii väga ei näe seal päike peegeldab vastu, siis selle enesignalis võtab see kindlasti ära, et seal kiiresti vallide vahel sõita. Jaan, mis on natuke see ikkagi see Tänaku asi siin selle eestlase vaates ikkagi selle rallipäeva ära rikkus, et tundus küll esimese katse järel, et nüüd läheb esikohta jahtima. Praegu on päeva lõpuks, siis on seis selline Evans esimene, mitte päeva lõpuks, enne viimast katset, Evans esimene, Ratsuta 6 sekundit maas, Neville 11 sekundit maas, Tänak 15 sekundit maas ja Rovanperä 25 sekundit maas, ehk siis Tänak on selline natuke ei kellegi maal, et selline heal juhul, kui auto saab korda, siis homme vist läheb poodiumi peale, et on see pettumus sul endal hinges suur? No ei, muidugi, eks see pettumus ole nii minul kui ka Ott Tänakul suur selle paganama lekke, jälle 30 000 läks. Nii, et selle lekke puhul oli ju see, et millele pöörati tähelepanu 2 asja. Üks on see, et Ott Tänak ei puhastanud esiklaasi, ehk siis ei pannud klaasipuhastaid tööle. Teine asi, et sealt oli ikkagi mingi õlilõhna ja kütuselõhna oli tunda, eks. Mille peale ta ütles, et siis te saate ise ka aru. Ütles Tänak ajakirjanikele, see on ainukene asi, mis ta välja käis, aga loomulikult on ikka pettumusiga, ütleme niimoodi, et kõik oli ju eile õhtul paigas. Enne viimast seda publikukatset Ott Tänak juhtis, komakohtadega Takamoto Katsuta ja Elfin Evansi ees, siis kaotas selle liidruga, aga seal oli võimalik, kõik me lootsime, et hakkab hommikul ründama ja siis pagan see jama ja teine jälle pagan, 30 000 jälle, 90 000 on läinud. Nii, aga minul on tõsine küsimus. Vahepeal oli ju hoolduspaus. Ja see on see peamine küsimus, olgem ausad, et kuidas, ma ise mõnikord vaata võib-olla, kui Tänak on pahane, et mõnikord võib-olla tundub, et teeb liiga kellelegi, siis seekord hoolduspaus tunni ajana või mis iganes ei saa, ei leita üles, ei saada korda. Ma segan siia vahele korra. Ott on ise piisavalt kõva mehaanik, et suudaks sellise lihtlabase lekke ju tegelikult ära lahendada pärast katset kohe. Ma arvan, et Ott on võrdväärne mehaanik tema siis Hyundai motorspordi mehaanikutega. Ilmselt ei saanud ka Ott seal katsete vahel sellega hakkama, ei leidnud võib-olla viga, ta ei näe, kus see tuli. Ei saanud ka võib-olla siis, tundub küll sürre, aga järelikult ei saadud hakkama. No päris surreaalne on see, Jaan. Sest tegelikult ta andis ju sellise vihje ka, et vaatame, kas leiame üles tegelikult katse lõpus. Päris surreaalne, Jaan, on ju? Ei, absoluutselt, ja mis on kõige totram on see, et keegi ei räägi. Ei räägi Ott Tänak. Cyril Abiteboul ehk siis Hyundai pealik. Teda pole sinna meediatsooni veel ilmunud. Ta ei olnud ei ralli eelkohal, lubati, et on ralli ajal kohal, ei ole ka seal olnud, ei olnud täna kohal, nii et sisuliselt kelleltki küsida mitte midagi ei ole. No ja jama, selles mõttes, kui otsida positiivset sellest asjast nii vähe või palju, kui seda on, et vähemalt see kaotus on selline, et homme annab sõita küll, ütleme, mis iganes siin viimaselt katselt juurde toimub, ütleme teisele kohale annab ikka sõita, et selles mõttes otseselt ei ole midagi katjada, nüüd on see miljoni euro küsimus on see, et kas see viga leitakse üles, et ma ei tea, Jaan, kas nad peavad selle masina seal täiesti lahti võtma ja uuesti kokku panema kiiresti või mis see lahendus üldse võiks olla? No tegelikult, kui nii nagu siin
rallipargis räägiti, et neil on seda datat ehk andmeid niivõrd palju, et tegelikult nad peaksid ju teadma, kus see probleem on. Aga miks seda korda ei saada, see on omaette küsimus. Aga muide, ma võt nüüd jällegi lähen Rolandi kallale, et minul on sellest rallist jäänud niuke segane seis, et kui me vaatame neid kiiruskatsete aegu, mehed on ühel kiiruskatsel kiired, siis annavad aega ära, seal käib niisugune sekundite mäng, kogu need 2 päeva käinud. Võtame täna hommikuse, kui Kalle Rovanpera pani kõigile kotti 7 sekundiga. Ja sa mõtled, et okei, 7 sekundit siis, 7 sekundit sealt, varsti on ta esimene, aga edasi ei pannud. Et millest see küsimus on, nagu nad kõik räägivad, et refid töötavad teatud olukordades, seadistus samuti, et keegi ei ole nagu nii pihta pannud, et võiks algusest lõpuni selle katse kiirelt sõita ja kõik need 3 katset ja nii hommikul kui õhtul. Ja selles mõttes ma olen nõus, et tegelikult oli see üllatav ja võib-olla eile oleks olnud normaalne, kui tehtigi strateegiat, treffi hoidmisstrateegiat, lõpuks said kõik aru tegelikult, et mingit treffi poleks olnud vaja hoida, et anna peale ja sõida see päev lõpuni ära, et ta kestab ära küll. Et täna tegelikult seda treffi hoidmiskohta ju ei olnud ja ega see Rovanperast ei saagi siin rallil üldse aru midagi, mulle tundub, et hommikul ma mõtlesin, ma tulen siia, tulen juba õhupallid käes, et kurat, Rovanpera hakkas lõpuks sõitma, aga ei, mitte midagi. Et jälle, mida võiks arvata? Noorsõitjatest võiks arvata seda, et sobib võib-olla lai, kiire või sobib just kitsas tehniline. Aga kui ikkagi on maailmameistrid rajal, siis minu jaoks on see samamoodi nagu, see ralli on minu jaoks nagu, ma ei oskagi midagi öelda. See on nii palju küsimusi, millele vastata ei oska ausalt. See Jaan, ma jälle ei oska vastata. Et siin minul on tunne, et me oleme harjunud sellega, et lumerallidel, et Rovanpera paneb eest ära ja vajutab neid põhjasid või Tänat paneb neid põhjasid ja me ei pane nii tähele, mis seal 3., 4., 5. koht seal vahetavad kohti ja pole stabiilselt, aga meil on seda tahte esimest justkui ei ole ja siis ongi see ülejäänud mass, kes seal ei olegi nagu keegi ei olegi nagu ülihea olnud. Minu meelest oli hea näide see eile õhtune Umea sprindikatse, kus kõik kommentaatorid juba ütlesid, Evans saab siit 2 sekundit kilomeetrile kotti, et nüüd saab 10 sekundiga. Mitte keegi, kõik tagant tulevad seal mõni vend, kes on pannud uued alla Rovanpera 1, kes võtab siit kõva edu. Ja siis tuleb ja Evans lajatab kõigile. Evans ütles ise ka, et tal ei ole reffi, tal pole midagi, et siit ei tule ja kõigile lajatas. Et sõitad ise ka aru, mulle tundub, et mis toimub. Rääkides veel eestlastest. Okei, no nii, Jandre, võta nüüd turgu Tänaku teema. Ma tahtsingi öelda, võtta lõpuks kokku, et ilmselt see kuidagi selle refi ja seadistuse asi on, et kuidagi nagu ütles muide, kui sa räägid täna eestlastest, siis Robert Irves, täna ju vestlesin temaga lõunapausil ja ta ütles ka, et teatud kohtades on ta väga kiire, kõik on okei, teatud kohtades aeglane ja ütles, et ei ole seda set-upi paika saanud ja siis nüüd õhtustel katsetel ta ju oli tegelikult kõikidel katsetel oli tõesti väga kiire ja siis ta ütles ka, et lõpuks saime set-upi paika ehk siis seadistuse, aga kahju, et see nii palju aega võttis, et kahju, et me Rootsi ralli eelsetel testidel sinna maale ei jõudnud. Ja, mis on parim. Ma tahtsingi just jõuda sinna Virvesen, et Virves nagu, ütleme nii, et siit nagu päevast annab ta positiivselt, eks ole võtta, et tegelikult see Solberg enam rääulatuses ei ole see kiirus, mis ta siin näitas nüüd laupäeva teises pooles, et tegelikult see teine koht, see Robert Orhonen kuulus maailma kõige vähem jututab mees, et see on 12 sekundi kaudusel, et tegelikult on nii võita kui kaotada, et see on küll äge asi, mida tegelikult homme vaadata, et kas see Virves, kui ta selle Solbergi järel teisen lõpetaks, see oleks juba selline päris kõva märk kohe hooaja alguses maas, et Savi need punktid, mis ei lähe arvesse, ja see ei ole kui lõppeks vist kõige olulisem, et oluline on see, et ta näitaks, et ta on kiire mees. Ja, aga ma võin ka öelda, et kui ta tuleb teiseks või isegi kolmandaks,
siis ma arvan, et 2 ööd tal ikkagi und ei tule, et miks ma pagan küll ei pannud Rootsi rallit MM-sarja arvestusse. Jah, tõsi. Üks meil oli mitu eestlast, eks ole, on kohal, tegelikult nad kõik sõidavad, aga Georg Linnamäe tegelikult ikkagi ralli lõppes päris õnnetult, et selline natukene vist läks liiga kiirelt sinna kurvi ja ütleme, et sellistes kohtades on 50-50, et kas masin lendab tadaosana lumevalli ja lendab teele tagasi või siis masin lendab tadaosana lumevalli ja siis veab selle esiosa patsult lume sisse kinni, et tal vist see natuke on, et natuke see lotovõit kui selline jäi tulemata, et võttis selle halva kaardi sealt kaardipatist välja. Ütleme niimoodi, et mingi lotovõidu ta sai väikese, kui me vaatame Adrien Fourmod, kes sõitis täpselt samamoodi ennast lumme kinni ja kes juhtus nägema, kui ta hakkas seda autot sealt välja kaebama. See oli ikka nii sügavalt seal sees, et oli seda mõtet jõudu kulutada ja kaevata, sealt ei saa ju seda autot kätte. No see on see spordimehe vaim vist, et ei saa jätta, et Linnamäes selles mõttes on kahju, et tegelikult enne ratkestamist oli vist teisel kohal lausa, et ja jälle, et minu meelest seda siin ennegi olnud, et justkui on hästi suures mängus ja siis mingi selline väike, ütleme 10 sentimeetri naps ja ralli selles mõttes suur sõit läbi. No paraku ta nii on ja ma hakkan ka mõtlema nii Linnamäe peale kui ka Fourmod peale. Et kas neil ei ole ikkagi see, et nad ei suuda ühel hetkel enam adekvaatselt mõelda ja nad suruvad liiga palju. Sest kui see Linnamäe oleks rahulikult lõpuni tulnud, oleks olnud kas või 3. Tal läheb ju see MM-sarja arvestusse see ralli. Oleks juba algus tehtud ja täpselt samamoodi oli Fourmod, vaata kui ta seda kiibri rihma hakkas seal kinnitama, kaotas 23 sekundit ja siis vend pani täie vungiga kõike seda kaotust tagasi tegema. No sa ei tee seda niimoodi tagasi, kui sa vahepeal lumehange ja ennast kinni sõidad. 3. ralli kaksmees Roomet Jürgenson, võtame sellega läbi, tema järgi võiks ma võite mõlemad vastata, et tema järgi võiks kella paika panna, et sa tead, et 15 sekundit liidril kaotus. Vahet pole, kas esimene on Linnamäe, on seal Solberg, on seal Virves, on seal Jaan Martinson kõige kiirem, siis sa tead, et Jürgenson on umbes 15 sekundit aeglasem, et kas selline 15 sekundit absoluutselt igal kiiruskatsel kaotust natuke liialdades, aga enam-vähem tõele vastavalt, et kas Jaan ja Roland, kas see on selline okei, või oleks oodanud te natuke väiksemat kaotust? Ma vastan esimesena siis ja ma ütlen, et see on täitsa okei, sest ma pigem vaatan siis nüüd jälle kaotust kilomeetri kohta ajaliselt ja see on 0,79 pärast 14 kiiruskatset. Ütleme, kõik, mis on alla 1 sekundi, on juba hea ja ta teeb ikkagi esimest rallit ralli 2-ga ja see on Ford Fiesta, hoiame meeles, on ju. Siis minu ootused on ta tegelikult juba ausalt öeldes üle sõitnud. No Jaan, ta andis siis rallisõitja positiivse vaata, anna siis oma ajakirjaniku küüniku vaade ka igaks juurde. No võt, näed, oma peaga mõelda ei oska, siis tuleb inimestel küsida, ma rääkisin Roomentiga täna. Ja tema on igal juhul rahul, ta ütles niimoodi, et praegusel hetkel käib õppimisprotsess. Et õpib tundma autot, õpib tundma reppe, õpib kõike tundma. Ütles, et takka järgi targana saab ta aru, kus oleks võinud pidurdada varem, kus oleks võinud pidurdada hiljem taga. Ütles, et see on ikkagi hoopis teine tase, täiesti teine liiga kui junior VRC ehk Rally 3. Ja tema oli igal juhul naeratus näol ja ütles, et seal ei ole midagi, et tähtis on see, et ma suudaksin omas tempos sõita, ehk siis tulevikus vaata, kuivõrd palju me seda kiirust ja tempot lisame. Tal ei ole ju mõtet praegu järsku, nagu ta ise ütles, et mul ei ole ju mõtet hulluks minna, kui ma sõidan esimese ralli elus Rally 2 autoga.
ja no vaata, sa olid just junior WRC mängu, vaatasid, saab ilusa ülemineku taas teha, et junior WRCs tegelikult no vahest ikka pimedana paneb ka täppi, et minust Roland Poo meile ütles, et päeva siis Joosep Ralf Nõdeselt, et päeva esimesel poolel ei tasu eriti oodata veel midagi, sest teised noored on saanud sellise päeva alla sõita, eks ole, aga päeva teises pooles võiks juba tema aegu vaadata. Ja vahi 13. kiiruskatsel Nõrene Mille Johanssoni järel teine, ja päeva kolmandal kiiruskatsel, päeva viimasel pikal kiiruskatsel siis oli Nõrene Mille Johanssoni ja Tristan Charpentieri järel kolmas, et kui päeva algus nagu ei tulnud, siis lõpuks päris julgustavad märgid, ma julgeks öelda, et selline teised-kolmandad ajad esimesel rallil, kus sul mõnes mõttes trummid on läinud, et tip-top või, Jaan? Ja, no seal on muidugi see ka asi, et iga kiiruskatse võit annab 1 punkti. Ja ilmselgelt läks Nõgene neid punkte jahtima, aga no Mille on ju eelmise aasta ralli Rootsi ralli võitja, et talle vastu saada, kui sa esimest aastat sõidad junior WRC-s, ei ole eriti lihtne ja Nõgese puhul on see, et tema vaatab pikka plaani. Ta vaatab 2 aastat. Et esimesel aastal kohaneb, nagu enamus mehi teevad. Ja siis teisel aastal üritab kogu selle kampaania kinni panna. Jürgensonil läks hästi. Võitis esimesel aastal ära. Aga nagu Nõgene ütles, et vaadake seda seltskonda, kes on mul vastas. Peaaegu kõik mehed on 10 aastat sõidavad ja sõidavad kõvasti. Nad on võitnud rallisid ja kõik, eks. No me ei saa nüüd oodata debutandilt, et ta hakkab siin kühveldama. Jaa, mis me siis lõpuks, eks me laseme Jaan siin puhtama ka, et väeti haige, nagu sa seal oled. Ma saan aru, palavik ja kõik asjad lõid üles, et see kus sa siis külmetasid niimoodi? Ma saan aru, seal seda ootamist oli ka lumekäes, ma eeldan, või? No tähendab, punkt 1 on see, et mul ei hakka külge, ma ei teagi, kas ma üldse koroonas olen olnud, gripis üldse olen olnud, need viirushaigused külge ei hakka. Aga külmetushaigused nagu lambist, ma oskan ka Kanaari saartel ja Kariibi mere saartel ennast ära külmetada kuidagi moodi. Ja eile oli siis see, et läksin sinna rallipakki, tuli minna kiire sammuga, 1,5 kilti minna, ajasin keha higiseks ja siis ma lootsin, et sealt kuskilt saab ka natukene sooja, tühjagi. Seal oli intervjuude telk, igalt poolt lapendas, tuul puhus läbi ja siis selle soojendamiseks oli umbes nii pisike radiaator, nagu on see SQ1. No niuke mahub mõnusalt peopesta ära, eks. Ja siis seal tegin intervjuud ära ja siis kuni Rally 2 masinad kohale jõudsid ja siis kõik rääkisid mehaanikutega, kõikidega, oli tund möödunud ja lõõskava tuule käes ja nüüd ma näedsin köhine käisen. No vaat, siin sa pead, kes oli Veera või kes on seal see suur põhiboss, et sa pead ikka suure sellise kaebekirja tegema, et näed, et pole ikka ajakirjanikud keest ei hoolitseta, et sellised pensioni eelikud ikkagi siin talvel lumekäes, et see ikka õige asi ei ole. Ja ilmselt keegi tegi kaebekirja ja täna oli asi parem. Toodi nagu jõulisemad radiaatorid. Aga mis seal oli? Seal oli ju paks lumekorb, mis muutus jääks. Et ühesõnaga seal oli, ütleme niimoodi, et mul oli küllaltki keeruline püsti jääda. Et kogu see intervjuu telk oli jäine, mängi või okit või kurlikut. No rist ja viletsus ikka sinuga. Ma loodan vähemalt, et sa siis saad selle raske ja koleda päeva mõne suure kulinaaria elamusega saanud ilusaks teha. Või? Tead, kahjuks ütlen. Söögiisu on täielik 0. Ma ei ole täna mitte antsugi söönud. Ostsin 3 banaani, aga ei taha neiti. Ja olen võtnud 2 lonksu tomatimahla. No, siis ikka tuleb õlle aga muidugi,
jaa, aga ütleme nii, et mu kehakaalule tuleb see igal juhul kasuks. Ma räägin, siin naine õistab kui tojuda, et Sale Jaan üle aastakümnete tuleb tagasi. Kuule, selge, et hoidsime, täna tuli väga selline pikk Jaani saade, kui sa seal toas oled, siis oligi äkki lõbusam. Kuule, igatahes sa siis joo teed ja koldriks ja sa siis homseks terveks. Ja eks homme siis võtame juba selle ralli loodetavasti kokku, kui sa jalul oled. Eks ole. Ma saan ka pikali olles ralli kokku võtta, nii et ei ole probleemi. No pea asjad tagasi sealt tervena ühel hetkel jõuad. Tule igal juhul aitüma. Jah, just. Ja nüüd ma räägin Rolandiga rääkis edasi. Kuule, tšau. Teeme nii, tšau. Võt sellised lood. Väga vahvad lood. Tuli oodatust pikem Jaani kõne, aga oli meeleolukas kõne vähemalt, et Jaanil tegemist nii palju polnud nagu tavaliselt, et ta on tavaliselt seal intervjuud soolides, kui me helistame. Muusika mürtsub taga ja möll käib. Kuule, ma teeme siis lihtsalt. Tänane päev kokku võtta, ma mõtlen päeva pealt. Ma siin bloginud tõitib välja viimane kiiruskatse, mul päeva peale tulnud erinevate sõitjate kohta küsimusi. Lähme stardi järjekorras täitsa, et kuulus Serderiidis, kas said minu meelest Roland Poom on päris äge, kui ta esimesena stardib, teed puhastab ja siis ta räägib, mis olud on. Tal on nagu esimest korda elus, või mitte esimest korda elus, vabandust. Ta on väga tegus härrasmees ja edukas ärimees, et ma tahtsin esimest korda, võib-olla siin rallidel on selline oma roll. Tal ongi see roll, et nagu postab teed ja siis ta selgitab esimese mehel, mis olud on. Minu meelest kuulad, täitsa okei ja siis nagu hakkad vaatama, kuidas see võidusõit käib. Et minu meelest võiks kanda talle selle rolli. Ja siis teised mehed saavad ka juba, seal vaatavad võib-olla laivis või saadetakse ka enne starti sõnumiga, et kuule, näed, Serderiidis ütles, et nii on. Jah, ma ei tea, ega ma liiga palju sõitud pean tunnistama ei jälginud, et kui start ära anti, siis see asi käis nagu taustav müraks kuskil ja kui siis Munster tuli, et siis tuli nagu ekraani ette tulla, et ega ma liiga palju selle kohta öelda ei oska, aga ma oskan lihtsalt kiiresti jälle selline võib-olla väike jutt siia juurde, et kui suur ärimehed sõidad rallit, et mul on endal üks piinlik kogemus natuke olnud, et kui üks suur India ärimees, kes just sõitis ka Dakaril, Soome MM-rallil sõitis ja tema kaardluga, kellega ta sõitis, oli hiljem ka minu kaardluga ja viimane. Ja siis ma ei tea, kuidagi lihtsalt selles tekkis kuidagi naljakas olukord, et kui sa sõidad 4 kruusareffiga terve Soome MM-ralli ära, siis nagu üldse mitte pahatahtlikult hakkasin nalja viskama, aga kurat, siis saad aru, et tegelikult on mingi India suurim ärimees, on ju, et kurat, et ole vait, Roland, ära melisele, et mees teeb, mis tahab. No õige, rikkad võivad. Kas Munster ütles läbi ralli, et ta tahaks vajutada ja võiks kiirem olla, ta stardi kohta ei luba. Kas kõlas usutava vabandusena? No, teeme kiirelt, vaata need esimesed. No ütleme natukene ja natuke mitte, et tegelikult me oleme näinud ikkagi ka puhastajana on võimalik tempot teha, aga ma arvan jällegi, et tundub, et ei ole tema lemmik pinnas see lumis, et mingi katse oli, kus ta ütles, et kõik on perfecto ideaalne ja siis 15,6 sekki oli kaotus Bajarile vist ja McKerlanile oli ka seal, ma ei tea, 6 sekki kaotust on. Ütleme, ei ole usutav. 3., 4., 5. läksid teele siis Bajari, McKerlan, Sesks ja eks nad olid sellised väikesed vahed, ehk siis päeva lõpuks on niimoodi, et Sesks on 6, kaotust liidrile 1,5 minutit, Bajari on temast 12 sekundi kaudusel ja McKerlan siis omakorda Bajaris 20 sekundi kaudusel. Selline omamoodi nagu põnev trio. Kes nendest on jätnud kõige parema mulje? Kas me tõesti peame hakkama selle McKerlani ees hakkama vabandama juba avalikult, et paistab, et need Iiri... Sina pead vabandama. Mis mina? No okei, mina vabandan. Mina kiitsin teda. Sa kiidad kõiki see, et sa ei, ma kõiki ei kiida. Ära üldse arva, et ma kõiki kiidan. Munsterit praegu ei kiitnud. Tead, ei, ma olen päris ausalt üldse mitte liialdamata, ma olen nagu päris vaimustusest ja sõidu üle, sest nagu pärast Montet, mida sa ootad talt? Sa ootad, et ta kaotab umbes, ma ei tea, 10 minutit per ralli ja kui ta üldse selle kuidagi ilma superrallite lõpuni tuleb. Et ma pean tunnistama, et need katseajad, mis ta on sõitnud, et ta on suutnud sõita kas või, ma ei tea, maailmameistri Rovamperaga ühte temposse vahepeal ja noorte poistest kiiremalt katsetel, et nagu see on ta teine ralli.
Kus see ikkagi tuleb, et okei, eelmine aasta, kui me võtame selle Rally2 tulemused, on ju, Portugalis teine, ega seal ühtegi teist nagu suurt sõitu tal rohkem ei olnudki, eks ole, et sellist nagu, kus me peaks otsima neid õnnestumis, et eelmine aasta pani ka üle-eelmine aasta pani seda ERC-d, ei jäänud mitte millegi meelde, eks ole, mitte ühtegi esikolmiku kohta, et sinna ajad näpud ta karjääris, ridamisi, kus on see märk sellest, et ta on nagu tegelikult kõva sõidumees, 25-aastane ei ole ta selline 21, eks ole, päris laps enam. Et kus see nüüd tulnud on? Ja kusjuures ei ole üldse palju sõit rahvusvahelisi võistlusi. Et hakkasin praegu vaatama, kas ta Rootsi rallit varem sõitud, 2022 aastal sõitis Rally2-ga superrallis lõpetas ja pärast seda sõitis Euroopa meistrivõistluste arvestuses Rally of Scandinaviaga, see oli kruusa peal sõidetud ja rohkem ei olegi, et ta on nagu jumala tühja koha peal tegelikult. Ja ma pean ausalt ütlema, et ma ei tea, ma ei ole Rally1 autoga kunagi sõitnud, aga tundub, et see võib-olla sobib päris hästi nendele Rally2 sõitjatele, kes Rally2 pealt hüppavad Rally1 ja tundub, et kuidagi jube sarnaselt käituvad need tänapäeva Rally1-dega võrdluses, sest see ei ole esimene kord ju. Et ka Munster tegi mingitel katsetel, mingitel rallidel väga head tempot koheselt. Sesk pani kohe möllu. Pajari täiega kohe, on ju. Et uskumatu, no. Materla siis läbi päeva oli kiirem kui Munster, kuigi nende stardivahe nüüd nii suur ei olnud. No 6. läks teele Talle Rovampera täna. Rovampera võttis siis selle päeva kokku, et surun, pingutan, ma ei tee ühtegi viga, aga ajad on sellised, et ma pole konkurentsis, et osalt on asi, eks ole, stardipositsioonis, et ma natuke puhastan veel teed järgmistele, aga peamiselt on asi ikkagi selles, et ma ei tunne ennast selles autos 100% ja sellises olukorras ma ei saa paremini. No selles mõttes, et sa lugesid praegu Pajari... Ei, see oli Rovampera. See oli Rovampera peale juba hüpsin, et Rovampera selline päris selline, mina ei tea. Tänane hommik oli ju palju lubav. Lajatas täie kohe, ma räägin, ma olin juba käed püsti, mõtlesin, mu ennustus vähemalt nagu hakkab tõeks võib-olla saama, mis ma VRC Fantasy's tegin. Aga ei, see rauges ära ja kusjuures pullvärk, et eile päev lõppes 25,5 sekundit, Delfin Evansile kaotas siis 25,5 enne viimast katset, täpselt samamoodi on see ka täna, küll lihtsalt ees olevate meestega võib-olla natukene väiksem. Ehk siis no kuidas seda päeva kokku võtta, ega täiesti lati alt ikkagi läbi käinud kokku võttes ju, et kui hommikul üllatas, siis päeva peale see rauges, no. Aga kuidas see, mis asi see on, et ma ei ole päris 100% ei tunne ennast selles autos ja tõttu, et kas see on, no tead, ma natuke kordam ju seda, kas see on juba koht, kus peaks mures olema, et mina natukene isegi võib-olla oleks. Lugesin Latvala kommentaari selle kohta ja Latval oli ka väga pettunud Rovanperas. No kõik on pettunud, selles mõttes, et... Muidugi, peabki olema. Ja tema ütles, et Rovanper on selline sõit, et nii kui miskit on ebamugav, on kõik. See tempo on kadunud. Küll aga ta harjub tavaliselt väga kiiresti need uute oludega ära. Aga siinkohal seda ei ole juhtunud. Et see on pigem see, mis muret tekitav. Nagu eile sai ka mainitud, kui tuli hübriid, esimene pool päevast oli täiesti jube reede, mis iganes Monte reede. Ja teine pool asi korras, sõitis. Aga nüüd ei tea. Täiesti arusaamatu. 7. läks teele, siis reede järel 5. kohal olnud Terrine Vill, kes kõigi märkide järgi lõpetab päeva 3. Julgeks öelda päeva üks suurim võitja. Et selles mõttes, et üsna okeid ajad, üsna selline stabiilselt kuskil eesotsas, kui Neville talverallil on eespool Tänakut, on eespool Rovanpera, siis see on ju suur võit, olgem ausad, et naljakas on see, ta ütles selle päeva viimasel pikal kiiruskatsel, ütles, et näed, et esimene kiiruskatse sel rallil, kus oli nagu nautisin sõitmist ja tegime hea katse, et väga on näha, et ta selle lumeda ja selle Hyundai jäädetega liialt sõber ei ole, aga tundub, et see kuskilt see maailmameistri kindlus on ikka tulnud, et selline Sebastian Ožeerlik. Kusjuures ja tegelikult jälle, kui ralli algas ikkagi pigem nagu väga lippadi ja mitte midagi seal suurt ei teinud, siis eile päeva teine pool oli ta kõige kiirem mees.
ja kui me võtame tänase päeva nüüd 15. kiiruskatse hetkel käib, räägime pärast 14. kiiruskatset, on ta 3. kiiruse mõttes ajaliselt ja kaotas 2,4 Rovanperale. Et no kes oleks osanud oodata, mina kindlasti mitte ja eriti selle eilne päeva esimene pool tundus, et nagu ei saa minema ja ei saagi minema, siis tegelikult tema võib-olla tegi seda, mida just arvaks, et Rovanpera oleks võinud teha, et ei saanud minema, pära tegi omad mingi korrektuurid, sai aru, mis toimub, teine pool päevast sõitis ja täna lubas panna ja tundub, et ikkagi nagu selles mõttes paneb ka, kui vaadata, kellest ta kiirem on. Järgmine mees, kes teele läks, tegelikult koju Uumeesse jõudnud, oli siis Adrien Formeau, tähendab jõudis küll, aga jõudis eeldatavasti seal mikrobussis sel ajal, kui masin treila peale pandi. Formeau puhul tats asja, alustame siis sellest, see kiivri äpardus, et ta natuke nahutas kohtunikke, kas sa oled, ma ei tea, kas sa lugesid seda, vahet pole, ta ütles, et näed, et kohtunikud või ütleme siis kohtunikud, eks ole, kõndisid mööda, tal ütles, et kõik on okei, aga tegelikult mul ei olnud laias laastus kiiver poolt kinni, kindaid poolt käes, turvavöö poolt kinni, aga kohtunikud ei viidanud mitte millelegi ja siis ta ise oli uneledes, unustas kiivri kinni panna ja siis anti start ja siis ta avastas kiiver lahti ja siis jäi seisma ja jändas sellega ja siis ütles, et näed, et ise olen loll ja tegin vead, kohtunikud ka raisk. See on tegelikult väga, väga huvitav ja ma arvan, et kohtunikud vajavad nahutust selle eest, sest tegelikult mis adrenaliini pealt need mehed seal tulevad, igasuguseid asju võib ära ununeda. Läheb kiireks, reffida vahetus, möll käib kiiresti, sekundi pealt käib kõik. Siis tegelikult selle katsekohtuniku, peakohtuniku eesmärk ülesanne ongi see, et ta peab veenduma ohutuses. Nüüd, kui stardijoonel olla käia vaadata rallis, siis sa näed kogu aeg, kuidas sul pannakse pulk sinna ette, ja kohtunik vaatab kiivreid, kindaid, sukkasi, kiivrisukkasi, ja kui midagi on jama, siis sulle tullakse kohe koputatakse akna peale. Tegelikult see ongi nende töö. Palju sul juhtus seda, et sellist adretus üleval ja mingi asi jäi lahti, et ikka juhtus? Seda on, ma ei ütle, et seda palju on juhtunud, aga seda on kindlasti juhtunud, et kiivri pael näiteks väga viimasel hetkel saab kinni. Seda on ikka paar korda juhtunud. Mitme sekundiga saad kinnastega kinni selle saad? Ta sai 20 minust kinnastega või võttis ära? Ei, tal oli kinnast käest ära. Kindaga me ei saa seda kinni eest, nii et kindad käest ära ja siis tuleb panna. Et ega see aega ei võta iseenesest, ma ei tea, 5 sekundit. Aga kui sa pead kindad käest ära võtma ja tagasi panema, siis see võib küll juba 20 võtta. Huvitav see muidugi, et huvitav, kui ta oleks selle lahtiselt sõitnud, kas oleks ta saanud ajapaudu või oleks saanud rahatrahvi, sest saate kõik need, kes poole pealt on unustanud lahti, eks ole. Jah, kõik väljas ja sisse. Ja need on saanud, eks ole, selline, mingi mõnisada eurot trahvi, eks ole, aga ei ole ajataotus saanud veel. Et huvitav, mis oleks tehtud, et kas ta tegi üldse õige otsuse? Vaat ei tea, aga ilmselgelt oli see, et oma ohutus on tähtsam kui see 20 sekundit. Pehmole. Et tegelikult ma arvan, et ta ei oleks saanud midagi, ta oleks saanud väikse nahutuse. Ja ta läks sealt rutkus siis esikolme võitlusest sinna 6. ja siis ta otsustas seal hooldus, ma lähen panema, ma võtan ühe varu kaasa ja ma lähen panema ja seal päeva see järgmine selle, mis ta siis on, mis see numbri poolest see kiiruskatse olla võib, kus ta seal juba 13, 14 12 või üks katse enne seda vist oli see, see masin niimoodi laperdas, käis seal edasi ja tagasi, vaatas, täielik imet teele jäi, selles mõttes oli näha, et see nii punases ja tuleb järgmine katse, oled võsas, et see on vist see tahaks öelda, et tegelikult ei ole nagu noor sõitja, tegelikult nagu on ka, et vist on see hetk, et läks silme eest natuke punaseks. Seal läks ära ja kindlasti läks ära. Ja see on täiesti tavaline, nagu kusjuures ma arvasin, et ma veidi arvasin, et ta paneb ära sellel samal katsel, kus ta 20 sekki kaotas. Et nüüd on tunnel silme ees ja nüüd hakkab tagasi seda 20 sekundit sõitma. Et seda oli ette näha, aga tegelikult see sama kiiruskatse juba see laperdas nii kõvasti, et ta juhtis ju päris rajult pea 5 sekundiga ja siis see lõpuks kahanes sinna 2 peale, et ta seal käis kõik vallid käis läbi. Nii et ütleme sellise noore sõitja võib-olla mental breakdown oli korraks, et ei suutnud korraks nagu kokku võtta ja selle peale mõelda, et tegelikult on ju punktid tähtsad. Kas see
ütleme, no võime siis Evansist ka rääkida, Evans tegelikult tuligi järgmisena, Evans käis tegelikult ühel kiiruskatsel üsna sarnaselt tegelikult, võib-olla natuke oligi kiirus aeglasem, aga no üsna sarnaselt käis see taguosa väljas ja siis tõmbas nagu sinna lume poole, aga siis kuidagi suutis tee peale jääda. Palju sellises olukorras, no ma lihtsalt hüpoteetiliselt, palju on sellises olukorras seda sõitja oskusi, palju on õnne. Et selles mõttes, et kui hüpoteetiliselt, et kui oleks täpselt sarnases olukorras nagu see formool, kas mõni sõitja oleks sealt teele jäänud või pigem on see... Jaa, ikka oleks, ma arvan küll, sest need on need olukorrad, vaata, kui saba läheb valli ja tänu sellele viskab nina valli poole. Seal ütleks, et enamasti on võimalik sealt pääseda, kui nüüd täiesti pehme valli ei ole, siis, aga see vajab sellist ikkagi, sul ei ole mingi mõtlemiskohta seal, see on ikkagi lihasmälus käib asi, et kui sa juba tunned, perse tunnetus on selle kohta öeldakse, et kui sa saad aru, et nüüd saba läheb ära, siis tegelikult see hetk, kui sa juba oled vastu keerad, ja tunned, et saba läheb liiga ära, pead see tegelikult veel peale hoopis keerama hakkama, seda nurka suuremaks, sest tegelikult see hetk, kui ta viskab nina valli poole, siis sul peavad juba olema rattad ikkagi õige sõidu poole suunda keeratud. Et seal ei ole nagu mõtlemiseks aega, vaid see on persse tunnetuse pealt, et selle asja ära. Üks mees, kes ka tegelikult natuke tegi formood, aga natuke mitte, et üks mees, keda sa oled arvanud siin pikalt, et ega see mees ju ei tule lõpuni, aga tegelikult esikolmiku eitluses, et sulle Takamoto, tal üks kiiruskats oli see, et ta lasi, et sulle vist kurvi pikaks ja siis läks ka jubedalt, et sulle seda aeda tagasi võitma ja seal oli kõik robustselt õnne, et teele jäi kohe otsa, et oligi see, et see on klassikaline Takamoto, et korraks lõi ühel kiiruskatsel lõi vist ka, et ma nüüd pean minema ja tegema järgi ja tuli läbi. Ja see ütles ka, et oli õnne ja selline loll laps ja blablabla, et sai ise aru, et tegi lollist. Et võimalik, et see oli see koht, et mine see äkki see mees tulebki see kord läbi. Kuule, tegelikult see võib küll olla nii, et sai oma vitsad kätte selle momendiga joppas jäi teele ja tegelikult nüüd on nagu pea selge võib-olla jälle, et tõi korra maa peale tagasi. Aga ta tegi kõigepealt väikse vea, pidi vist tagurdama ja pärast seda oli selline, täpselt enne finišit oli üpriski sarnane selle Oti eilise kõva momendiga, kus küljega valli lendas, et samamoodi tegelikult küljega kõvasti valli lendas ja õnneks oli kohe see hetk, kui valli lendas, olid juba jalg gaasi peal ja minekut, et kinni ei jäänud ja kõva vall oli. Aga ma pean Katsutat kiitma küll, ausalt ei oleks uskunud, et ta 2 päeva selle tempoga ära kestab. Ja Evansi puhul siis, Evans kuni praeguse selle lühikese linnatatseni, mis siin mul kõrval taustaks jookseb, seal ta suretas masina välja, raotas mõned sekundid, see tähendab, et siin lasi Neville'i endal 6 sekundi jaudusele, et ka Evans eksis lõpuks, aga selline väike aps, aga kas sa oled nii rahulolematut ralli liidrit nagu Evans näinud? Ta pole vist ühelgi kiiruskatsele öelnud veel, et päris hästi läks. Kõik on selline... Aga kas ta üldse kunagi on öelda? Ei, kindlasti on. Ma mäletan, ma olen nii vana mees, ma mäletan õnneliku Evans. Et väga selline kummaline ja temal oli ka viimasel pikal kiiruskatsel oli ka siis see koht, kus ta ikkagi väristas ja käis masina sabada ära, et nüüd on kahel viimasel kiiruskatsel on tulnud see napp sisse. Ei tea, tahaks nalja teha, et kas on abiellunud vahepeal või tõredaks kuidagi läinud. Jah, ma olen nõus, aga et natuke võiks nagu nalja ka olla, kui sa ralli liider oled. Kas see on see, et tal nüüd kahel viimasel kiiruskatsel on absutult, kas see on paratamatu või siin on natuke seda võiduhirmu hakkab Evansiga sisse tulema? Vaata, Evans on minu meelest see vend, kes sõidab tempoga ja siis ta raugeb, see hoog raugeb ja raugeb, mida finiš lähemale tuleb, seda kindlamalt ta võtab. Tundub, et võib-olla üritab natukene ikkagi uus aasta, uus Elfin mentaliteediga seal peal olla, et ei hakka seda hoogu liiga palju maha laskma ja püsib võitluses sees, mis on väga õige. Aga paratamatult ref on ju ikkagi päeva lõpuks suht läbi ja vigu hakkab sisse tulema. Aga ma arvan, et need vead on okeid. Nii kaua, kui need on väiksed momendid ära päästetavad, sest Rootsis on keeruline sõita, ma arvan, ilma momentideta üldse. Jaa. Tead, võtame siia vahele kaks kuulajate küsimust, siis kui sa oled need ära vastanud, siis selleks ajaks on ka täna teinud linnaratse finišisse ja siis me saame vaadata uuele päeval otsa juba päris aegadega. Raivo küsib, et eile oli sul ja Gunnaril siis teematakse refirõht, et alustatakse 1,5 ja lõpuks jõutakse 2. Oli eks ole.
Miks ei kasutata lämmastikku nagu vormel 1 või nagu sina ütled vormel 1? Harraka. Mis hoiab rõhtu stabiilsema. Ühe korra ütlesin vormel ja nüüd saan. Mis hoiab rõhtu stabiilsena, et sest parim haardumine oleks kindla rõhu juures, mitte pluss-miinus olukorras. Miks ei ole tehnoloogia advansim, ma saan aru? Kuule, see on ega väga hea küsimus. Ma ei oska isegi sellele vastata, et kas seal võib olla mingit teemat selle oluliselt suurema refi lõhkumisprotsendiga F1 versus siis WRC. Aga see mingi hinnavahe ei ole või? Hinnavahe, no ma ei tea, kas see ref ajab nagu teist tehnoloogiat vaevalt, et samamoodi ju heelium lased sisse, ega peab püsima samamoodi sees, on ju. Palju ta see heelium ikka nüüd nii palju, midagi ta maksab, aga ma arvan, seal 100 miljonise eelarve juures ei ole nüüd midagi liiga palju. Ma ausalt öeldes ei oska isegi vastata ja ma pole ausalt öeldes selle peale ka ise mõelnud. Milles asi võiks olla? No võt, nüüd on naisel on sul halvad uudised. Roland ei mada öösel, vähter poodis kõrval, et huvitav, miks ei ole, vaata. Peab võtma ChatGPT lahti ja küsima, äkki ta teab. Ega see uuri homseks välja. Ma uurime homseks välja, aga tõesti, see on huvitav küsimus. Ma küsin targematelt natuke, ega ma ju kõige targem ei ole, on ju. Tark inimene ongi see, kes teab, kust õigeid küsimusi küsida. Mina ta täpselt sellest aru ei saanud. Jaan küsib, et mitte Jaan Martinson, vaid Jaan Vares seekord. Et Rui Ott ja Martin lõpetasid eilse päeva 3. kohal, siis startis nad viimaste neid liidritena, et miks nii? Sellepärast, et sellist super special stage'i tavaliselt ei panda arvesse, kui jagatakse järgmise päeva stardi kohta ära. Samana on linnakatsetega, kui päeva lõpetab linnakatse või selline paariskatse, siis see ei lähe arvesse koha jagamisele. Aga sellest ma saan aru. Sellest ma saan aru, et see nii on, aga miks see nii on? Selles mõttes, et eile nagu 3 kohta vahetus selles mõttes, et sul oli tegelikult mingil rallil on see, kas sa oled laias lasus 8 või 10, see on päris suur vahe, et seal sul see linnatatsel võib ju päris palju need kaardid sassi lennata. Kas sul on mingi praktiline loogika ka? Ma arvan, et on. Ma ei tea ausalt öeldes ajalooliselt, mis hetkes see reegel vastu võeti ja neid täpseid põhjuseid, miks see vastu võeti. Aga ma kujutan ette, et see põhjused on ikkagi see, et päeva lõpus on täpselt sama refi probleem on esiteks. Et kas me jätame nagu päriselt stardipositsioonid, järgmise päeva stardipositsioonid nii-öelda lotoks lauale, et igaüks valib pimesi midagi. Või me anname selle ära päris sõidu pealt, päris viimase kiiruskatse pealt. Et see super special stage on ikkagi, sellepärast ongi super special stage, et see on publiku katse põhimõtteliselt ja see on katse eesmärk suures pildis on see, et on vaja rahvale show'd teha kuskil linna vahel, kes siis on ürituse sponsor. Jah, et siis täna siis juhtus nii, et pidi olema 10-kilomeetrine uhamine, suur punktikatse peaproov pidi see uume olema, aga paistab, et möllavad saamlased on nii palju vist said ikkagi tänaseks vähemalt eelist, et tehti 5-kilomeetrini, et see muudeti ümber, et näis, natuke homse päeva eel tekitab küsimusi. Juss küsib, Jalata Juss, kas mäletan õigesti, et kui tuli hübriid, siis kaotati ära roolilt käiguvahetuse kiiruse kaalutustel, aga tänasel päeval meil enam hübriidi pole, et miks ei toodud käiguvahetus tagasi roolile? Ma ei mäleta, et sellest kiiruse probleem on. Minu meelest igate pidi üritati lihtsalt auto hinda alla tuua ja üks asi, millega auto hinda oli võimalik alla tuua, oli siis käiguvahetuse hüdraulika rooli pealt. Ma ei tea, kui palju see maksab, aga tõenäoliselt ikkagi 10 000 on. Aga kui näiteks täna ütles ju, kes see insener oli nüüd õhtul pea umbes, et jälle, mis iganes summad need järgmise generatsiooni WRC autod olema pidid, et ta ütles, et kui 50 000 saaks auto kallima teha, siis on tehtav. Kui seda ei saa, siis see tehtav ei ole. Et siis nagu päriselt igat 1000 eurot nagu loetakse. Mina mäletan kuidagi, et see oli ikkagi pigem see hinnastamise küsimus. Jah, võt, kuulejatele küsimused vastatud, pande homseks ka teele. Et siis linnaratse 5 kilomeetrisse võitis Neville, Ratsuta, Tänaku, Rompera, Bajari, Munster, Seski ja Evans sees, aga mis viimasel päeval me lähme siis vastu nii Evans esimene, 3 sekundit vahe, Ratsuta, 6 sekundit vahet Neville, 6 ja siis 12 sekundit Evans siis Tänak, ehk siis esimesed 3 mahuvad 12,8 sekundi sisse.
noh, kõik on võimalik, olgem ausad. Jõhtralt põnev ju. Tegelikult on haigelt põnev, et isegi nagu Otil on kõik laual veel. Ja no ulmepäev tuleb. Ja lisaks tahab hakata Formeau punkte saama tõenäoliselt. No ta stardikoht on selline. Jah, et sealt ilmselt väga midagi võtta ei ole küll, aga teise ringil, ma ei tea, kas homme vist historikud ei sõida enam ju. Vist mitte. Küll aga on ralli kolme kitsas jälg, ees, et ega see mugav ei ole ikkagi. Homme siis teie sõidetjad 2 korda kuulsad pikk ja 30 kilomeetrist Västervik kiiruskatset, et kohe vaatame, mis siin tark see ütleb. Ei ütle midagi, et selline kiire kiiruskatse ja ta ei midagi, ei ole kitsad ega laiad. Kas teeme mingit puhast matemaatikat natukene? Kort on sõita siis homme, kui ei juhtu pahandusi selle Uumeada, siis on 70 kilomeetrit, millest 60 on ühel kiiruskatsel. Kas ma teen hoopis teise tottara küsimus, kas sulle see meeldib see lahendus, et pühapäevased punktid jaotatakse ära põhimõtteliselt ühe kiiruskatsega? Tegelikult on see Västervik, ma lihtsalt hüpoteetiliselt, siin on natuke näha, et natuke on seda erinevust näha, et on laiad teed, eks ole, laiad voolavad teed sobivad ühele, on see lühike nõterdamine sobib teisele, et nagu, ja siis me teeme otsused, näed, pühapäev, Västervik põhimõtteliselt ühe kiiruskatsega läbi, mis seal me otsustame asjad ära, et natuke kummaline. Ma arvan, et see ei ole õige ja, et kui me ikkagi jagame pühapäeval punkti lisaks Power Stage'ile ka, siis peaks see päev olema natuke rohkem väärt, kui ta sellisel kujul praegu on. Igati nõus sinuga. Ma üritasin siin natuke matemaatikat praegu teha ja kurat, et nagu kilomeetrid on ikka vähe ja kuna üks katse on põhimõtteliselt sõita, siis ikka paganama keeruline saab see olema, et see põhimõtteliselt, kes ma tahaks öelda, et isegi kes võib-olla hommikul, kes hommikul ärkab, seal tehakse võib-olla asi ära. Ehk siis minu teooria on alati, et Evans hommikut ei ärk, et Evans tutvub. Sest tõesti see on, ja kuna teine läbimine tuleb, teised läbimised on niikuinii kõik juba enamasti võrdsed suuresti, kui olud just ei muutu kardinaalselt, siis see hommikune ärkamine 7.27 katsestart võib-olla on see koht ikka, kus suudetakse midagi ära teha. Ja, et seda küsimust, et kas teiseks läbimiseks on truus väljas, ütleb kuulus Hankoki rekje, et ei ole, et see truusa välja ei tule, aga eks see tänane päev näitas, et tegelikult seda truusa otseselt ei olegi vaja, et täitsa vabalt võib olla nii, et pehme lumi ja ongi rõve sõita ja see lööb kaardid sassi. Vabalt. Tegelikult juba lööbki kaardid sassi see vahelduvad olud, et sa silma järgi, kui sa ei suuda enam ära tuvastada, kas see on nüüd libekurv, lumine kurv või siin on grippi, et tegelikult see ongi see, mis teeb ebamugavaks ja teadmatus, et mida me kuulsime ka täna, et kui ikkagi välja kasutatakse lõikamisel seest Apexist viskab lume tee peale, kui sa sinna sisse lõikad ja pärast puutud tagaotsaga, siis kurvi veliskülge ja viskab sealt lund veel tee peale, et siis sa ei tea kunagi, kui puhas sul tegelikult joon on. See oli naljakas, et kõigil tuli nagu see oli küll teiste läbimistel, mingi hetk nad ei viitsin seda lihtsalt rääkida, et see pidamine on nii halb, oli nagu kõigil üllatus. Kõik nagu lootsid, et natuke teisi olusid teiste läbimistel, aga läks nii. Jah, nii ta oli. Et siis homme Eesti järgi 8.27 esimene kiiruskatse, 10.57 teine kiiruskatse ja kui Jumal ja Saamid lubavad, siis 13.15 Uumea punkti katsel, 10 kilomeetrisel jadatakse punktid. Selles mõttes päeva suur kaotaja on vaieldamatult Formeau. Et Formeau tegelikult vaadates, kuidas täna esimesena sõita oli, natuke tuli lund ja see natuke ajas sassi, see mõttes, et tundus ikka, et ka teisel läbimisel see esimesena sõitmine päris hullu maja, et Formeau'l seal mingi arvestatavaid punkte saada on ikkagi maru keeruline. Kui nüüd lund ei tule peale, siis see teine ring saab isegi võib-olla olema keerulisem eestartida tänu kitsale joonele, mis on talveralli puhul just eriti jama, et sa pead pidurdama joones, aga kui sul üks pool ratastest ei ole joones, sest need ei mahu joonda, siis on nagu jama. Et tõesti, ta mängis oma reedese laupäevase päeva maha, aga tegelikult mängis ka
aga kuigi samas, kui lund ei tule, siis mine sa tea, äkki ta selle esimese läbimisel just saab sellise eelis, et no nagu reedel oli põhjused, on ju. Et see mõttes, et see on väga palju, ütleme, see mees on küll, kes öösel ei madra, vahepeal ärkab üles, vaatab, kas lund tuleb või ei tule taevast, et sul lihtsalt oleneb sellest, et kui tegelikult ongi, 2 senti lund ja sul on põhiliselt, ütleme 0 punkti, sõidad koju ja tuleb, et sulle saab puhtal teel sõita, siis on täitsa variant, et tõmbad, ma ei tea, 15, ei mitte 15, ütleme 10+. Päris huvitav, jah. Ja tegelikult homme saab ülipõnev olema kui nüüd see esinelik on ja kuidas need kohad ära jagatakse, siis tegelikult ka ju Bajari Sesksi võitlus on olnud kogu tänase päeva jooksul ülipõnev, et 12,2 sekundit on Sesksi ja Bajari vahe ja minust hommikul oli see 19 sekundit äkki, nii et Bajari on küll lähemale saanud, aga ainult 7 sekundi võrra. Kas suudab 12 tagasi võtta? No puhta sõiduga tahaks pakkuda, et ei suuda, aga no ülipõnev päev saab igal juhul olema. Tegelikult oli 26 hommikul. Oli 26 või? Yeah. Okei, siis teine ring oli 19 äkki. Ei, see oli Mäterlane, see oli 19. 26 oota ja sõideti 100 kiltsa suures pildis, on ju? Jah. 14, no ütleme, läheb päris piiri peale. Jaa, et see Sessil oli ka mingi sellise mõnus apsulasi läbi, et hea, et maja nurka maha ei rihtinud, et seal oleks väike pahandus olnud, aga läks hästi, et aga no ma ütlen, et see pikk kiiruskatse hommikune, et see on nagu mida oodata, et selles mõttes ma ise mõnikord nagu vihkan seda, et pühapäeval nii vähe sõidetakse, seda võib-olla sel korral on isegi päris põnev andmine. No igal juhul homme hakkab juhtuma ja loodame, et see juhtumine on kohtade vahetused, et meil oleks põnev jälgida. Ma tee siis lõppu Evans Katsuta Neuville 6 sekundisest tänad 12 sekundi kaudusel, kes võidab? Kurat, sa küsid nii raskeid küsimusi alati. Natukene tänase lõpu puhul isegi ütleks, et mine seda Neuville hullu tea. Et, ei tea, tõesti ausalt ka ei tea, et ma ei oska mitte midagi öelda. No okei, aitäh, hea content eest selles mõttes ja lõppu me tänu ikka. Et... Oota, ma ütlen lihtsalt nii palju, et Ott ikkagi lõpetab ralli poodiumil. Tehko, mis tahavad selle ees. Aga tead, mis ma ära ütlen ikkagi? Katsuta ei jõua lõppu. Oi jumal, miks sa tahad? Ma ei taha halba, ma lihtsalt minu ennustuses ei ole ta sinna pandud. Ja mu ennustus on täiesti tuksis praegu. Katsuta kiiruskatsetel hakkab tänapool teine, 4., no 1, 6, täitsa tipp-topp. Ja ei, tubli, väga tubli on igal juhul olnud. Et see on, ütleme ralli üllataja, võib-olla homme siis jääme auhindu välja, siis ralli üllataja auhindu võiks küll Katsutal olla, kui ta tuleb lõpuni. Ja me rääkisime ju, et kui pühapäeval, millest me siis räägime kõige rohkem, mis sina pakkusid? Mina pakkusin rehvid, mis ei ole üldse teemat, see on 0. Ja ma pakkusin põhjapõdrat. Ja põhjapõdrat, see on veel elus. Aga see, et mina arvasin seda rehviralli ja 0. Handbook täitsa ulve, et see... Reedel oli vaata teema, lihtsalt, et kui palju hoidma peab, aga lõpuks tuli veel, et polegi mõtet hoida. Ja, no ma ütlen, Pirelli läks umbes 2 aastat, et jõuda sinna, et keegi rehvide üle ei halad, Handbook tuli ja tegivad. Ma ütlen, see on see vana tõde, need itaallased ikka soperdavad, ei oska mitte midagi teha. Ja anna välja arvatud toitu. Aga okei, see oli saade, ja nüüd ma panen trelli, meil on pikem trell. Ärme siis sega vahele. Ära siis sega... Sa võta mikrofoni maha lihtsalt. Ei, ma lihtsalt sunnin sind vaiki nii kauaks, et see oli seekordne saade, kuuleme taas pühapäeval, kui võtame rottu terve ralli. Ja siit me kuuleme Maxima ralli. On see nii? Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.